Tere, head vaatajad, vaatama tagasi saadet Raudsaare dialoogid ja mul on ülim rõõm tervitada meie tänast saatekülalist, kirjanikku Maimu Bergi. Tere tulemast! Aitäh, tere tulemast! Ja ma olen tänulik. Ei, see on väga hea, sellepärast, et me saame rääkida ka kirjanduslikest vaevustest, sellest, kas novelli on kirjutada lihtsam kui romaani või vastupidi. Okay. See on midagi, millega mina olen väga hädas ja ma saan küsida ikkagi asjatundja käest, kuidas selle asjaga on. Aga kui me nüüd räägimegi mõne sõna novellidest, kui tohib, ma loen ette ühe katkendi. See on novellist Stalin Tallinnas. Stalinile see Eesti, mida ta vaguni aknast nägi, ei meeldinud. Ilutu nukker loodus, ei mägesid ega järvi, tasane ja tusane. Vähe värve. Metsatukad, tumedad lumesegused porised põllud, maanteed, väikesed edevad puumajad, enamasti kollased. Igav ja tühi. Siin-seal mõni hobune vankriga, vankris konutamas rätikusse mässitud vanaeided. Üks taat porisel jalgrattal, kaks inetut punase näoga plikat tee ääres rongile hoogsalt lehvitamas. Ja üks mees täiesti avalikult ning varjamatult rusikat raputamas, otse kui teaks ta, kes selles rongis teiste reisijatega koos Tallinna poole loksuvad. Nii et see oli katkend Maimu Bergi novellist Stalin Tallinnas. Ja see kirjeldabki seda, kuidas Stalin ühel päeval, õigemini ühel õhtul, enne kui ta sinna sõitma hakkas, ütles poliitbüroole, et nüüd me sõidame seltsimehed Tallinnasse. Ja rongiga incognito ja see novell lõppes nii, et ma jäin tükk aega mõtlema, et kas see siis on päris või ilmsi, et kirjanik ütleb, et see oli minu tädi, kes seal lõpus Estonia teatris Stalin ära tundis ja siis kinni võeti ja minema saadeti. Kas see oli ka nii või? Kes niisugust asja küsib? Mina. Kas te tõesti arvate, et ma vastan teile ausalt? Lootus on. Asjata. Aga kuidas teile tundus? Kas võis olla või? Tundus küll nii. Ei olnud. Kahju. Ma ei tea üldse, kas Stalin on käinud Tallinnas. Aga see võis ka nii olla. No, me ei saa seda välistada. Ei saa välistada. Me ei saa välistada. Ja ma siin kohe jäin mõtlema, ühes teises intervjuus oli juttu teiega, et kas kirjanik tohib valetada. Ja ma mõtlesin, et omakorda, mis küsimus see on, et kuna siis kirjanik meile valetab. Ja see oli Helsingi raamatumessil oli selline debatt hakkas seal ja siis olid lugejad, kes avaldasid arvamust ja ütlesid, ei, kirjanik ei tohi valetada. Ja oli seal ka teisi kirjaniki, kes ütlesid, et mõnikord ikka vist võib. No ma ei kujuta ette, et kirjanik ei valetaks. See oleks siis elu lihtsalt, kui ta ei valeta oma kirjanduses. Ta võib mingi detailigagi valetada. Aga kuidas see käib, see valetamine? Mida see tähendab üldse, see valetamine? No lihtsalt sa ju mõtled välja, eks ole. Nagu antud juhul, et Stalin, eks ole, et ta käis Tallinnas, tegelikult me ei tea seda. Inimesed on küsinud minu käest Stalini puhul, kuna mul on seal sees, et Stalin kaalus, et ta paneb Tallinna linna nime S-tähe, eks ole, et siis tuleb Stalin. Aga ja on küsitud, et kas sa tõesti kaalus. See võis nii olla, enne võeti tagant ära ju vene keeles. Ja, just nimelt, aga ma ei tea seda. See asi jõudis isegi Frankfurter Allgemeinesse, kus keegi selle ümber tiirles. See jutt on tõlgitud inglise keelde ja ta oli lugenud seda. Nii et sellised valed võivad muutuda päris ohtlikuks rahvusvaheliselski plaanis. Raamat on tõlgitud ka ungari keelde ja soome keelde. Kust on rohkem tagasisidet tulnud? Kas soomlastelt või ungarist ma olen saanud mingit tagasisidet. Aga Soomest ta just alles ilmus ja seal on natuke erinev sellest, mis ühesõnaga valik on tehtud läbi lõike nendest novellidest, mis ma olen oma elu jooksul kirjutanud. Ja üks härra juba, kirjanik Panu Rajala, Facebookis kommenteeris, kusjuures nii, et ta jutustas terve selle Stalini loo ümber. Ja siis, selle novelli jutustas ümber? Ja, ma ei tea, kas enam raamatut ostma minnakse peale seda. Aga jah, nii oli. No aga seal raamatus kokku on 22 novelli, kui ma ei eksi. Vist jah. Kas see Hitleri lugu on seal samas? Ma ei ole kõiki neid lugu. Ja Hitler on ka seal. Just, nagu öeldakse reklaamis, see pole veel kõik, et on järgmine novell pealkirjaga, kas Hitler oli mustjalas. Jah.
seal Soomes on ta küll pandud Hitler Saaremaal, kuna see Mustjala ei ütle. No loogiline, jah. Aga Saaremaad ikka soomlased teavad hästi, kas või tänu valsile, eks ole, Saaremaa valsile. See on tuntud koht, aga siis oli vallavanem, see intervjuu oli aastast 2017, et vallavanem helistas ja oli samamoodi mures nagu mina Stalini osas, et aga kas siis Hitler oli Mustjalas? No ta nii väga seda vallavanem küsis. Vallavanem lihtsalt me vestlesime ja ta kohe haistis võimalust, siis oli veel Mustjala vald, nüüd on kõik Saaremaa vald, teha vallale promo, et kui see Stalin tõesti on maetud Mustjala surnuaeda, siis peaks ju sellest tegema suure numbri. Hitler, jah. Et siis peaks ju tegema sellest suure numbri ja suure turistliku objekti, eks. Julge mees, ma ütleksin selle peale, sellepärast, et Euroopas on kohti, kus ollakse hädas selle Hitleri pärandiga ja nad ei tea, mis ette võtta. Jah, aga samal ajal, kui te vaatate Viasat Historyt või seda History Channelit, või siis seal on ju Hitler põhikangelane. See on tõsi, otsitakse Hitlerit, kogu aeg Hitler. Meenutatakse natside saladusi. Ja näidatakse Hitlerit, tema evakest, koerakesi. Inimestele meeldib ajalugu ütlema selle peale. Jah, aga missugune osa ajaloost? See on tõsi. See väärib täiesti omaette vaatamist, vaatlust, aga siin ongi minu meelest kirjaniku positsioon täiesti asendamatu, sest kirjanik saab endale lubada mitte ainult valetamist, vaid ta saab lubada, mida võib-olla poliitikud ei saa, kuigi ma ei ole selles kindel viimasel ajal. Aga kirjanik saab endale lubada ju opereerimist materjaliga umbes nii, nagu me arvutis opereerime mingisuguse iidse amforaga, et me vaatame seda 3D-s ühtepidi, teistpidi ülevalt alt, nii nagu me tahame. Jah, see kõik on tõsi, aga ma ei saa aru, või ma ei oska öelda, mis juhtub siis, kui me anname kõik selle tehisintellekti kätte, et kes on suurem valetaja sel juhul, kas kirjanik või see AI? Mina olen isegi mures selle pärast võib-olla rohkem, et kas siis enam lugejaid üleüldse ühel hetkel on, võib-olla tehisintellekt kirjutab tehisintellektile. Nii kaugele ma pole mõelnud, aga kui te nii ütlete, no ma ei tea, kas neid lugejaid praegugi nii väga on? No mõned ikkagi on. Mina näiteks lugesin enne meie tänast saadet mitmeid novelle. Aga see oli teil nii-öelda kohustuslik lektüür? No mul on väga raske sellele teisiti vastata, aga üht-teist ma olen ka varem lugenud, nagu näiteks Sita-sitikas kõrvas. Oli selline suurepärane novell, kuna see kirjeldab tegevust Tartus Volga restoranis, kus ka mina olen kujutage ette tõesti käinud küll selle viimases faasis aastal 93, kui ma pidin tegema ülevaate Tartu restoranidest, ajakirjale Favorit, mis toona Tartus ilmus ja seal oli neid restorane kokku 4, paremaid restorane. Üldse, ja siis ma käisin need kõik läbi ja kadunud Tarvas oli ka nende hulgas. Tarvas, Kaseke, Valga. Ma hetkel ma ei julge enam kõiki nimetada, aga nüüd, kui ma tohin, ma loen ette teise lõigu novellist, see sama Skarabeus või Sita-sitikas, vabandust, siis Sita-sitikas kõrvas. Ja on tsitaati järgmine. Tegevus toimub Volgas aastal 1970. Ja Volga on ülikooli, kes ei tea, ülikooli peahoone lähedal. Nii et ka tudengid, kui nad mõnikord sattusid sinna, võisid seal käia, nagu ka selles novellis. Kelner vuhises minema ja oli natukese aja pärast tagasi koos toonastele restoranisõpradele hästi tuntud daamiga, kes kandis musta liibuvat minikleiti, mida ta lopsakad vormid ja ümarad põlved. Küllap nende eest ülendatigi ta ettekandjast administraatoriks, hõrgult näha jättis. Peas oli varrases keskeas naisterahval moodne kõrgeks puhvitud ja tugeva Tisleri lagiga surnuks töödeldud juustest soeng, mis andis teada, et juuksur on administraatorile oma inimene, kelle juurde ta pääseb vajaduse korral iga kell. Tsitaadi lõpp. Ja see lõpp mõjus mulle eriti võimsalt, et ei olnud tõesti nii nõukogude ajal, et inimene ikka, nõukogude inimene, eks ole, igal hetkel igale poole sisse jalutab. Kusjuures seda prouat ma arvan, et ma isegi kujutan ette, et ma tean, kellest siin jutt on, aga las jääb midagi saladuseks ka televaatajale, et mulle tuli see kõik väga-väga selgelt ette. See õhustik ja see olukord ja ütleme nii palju ainult siis siia saateks veel, et kes novelli pole lugenud, et seal siis need tegelased, kellest üks oli mina tegelane, nagu ma aru sain, tahtsid lahkuda arvet maksmata, kuna oli Lenini 100. sünnipäev. Aga tegelikult see oli kättemaksuks mõeldud sellele ettekandjale, Šveitserile, kes oli kunagi varem käitunud jämedalt ja siis kutsuti kohale administraator ja administraatori nähes anti 25 rubla ja tehti lolliks see Šveitser. Et ärge tehke skandaali siin nüüd seltsimees. Nii et niisugune novell. Eluline, kas pole? Ei tea, ja Šveitsereid on üldse raske lolliks teha. Nii et,
No kui me mõtleme kirjanduses Mati Undi Šveitseri teole. Jah, näiteks, et neid tegelasi on meie kirjanduses teisigi Šveitsereid. Neid on raske. Need olid omal ajal ju kõrgklass, eks ole, neid pidi kajastama. Absoluutselt. Aga nüüd ma saan aru, et novellid ongi see, mida te viimasel ajal peamiselt teete ja siin ma tahaksingi natukene arutleda selle novelli ja romaani vahekorra üle, et ma olen ise ka proovinud kirjutada ja sellega on selline lugu, et kui mul mingi asi seisma jääb, siis on mul väga raske alustada uuesti, et see on nagu rauasulaatusahi, kuidagi külmub kinni ja tuleb kõik maha lammutada ja uuesti alustada. Ma ei tea, kas ma saan millestki valesti aru. Kirjutamine on protsess, hea on, kui õnnestub algusest lõpuni see ära kirjutada. Ja sellepärast ma kirjutangi novelle. Siia ma tahtsin jõuda. Jah, õieti jõudsite, et kui ma tunnen, et ma olen saanud hakkama päris hea novelliga, siis on mul kombeks hüpata püsti ja ta yes. Ja siis, viimase sõna järel ma loodan. Ja siis ma enam teda ei torgi, muidugi stiili ja võib kohendada, aga seda nii tihti ei juhtu. Ma ei ole alati rahul. Kas võib tulla ette, et ikkagi siis kirjanik kirjutab oma jutu täiesti ümber? Mina küll ei kirjuta. Jumal tänatud, muidu oleks raske neid versioone leida. Ei tule kõne allagi. Väga hea, väga hea. Ma pean ennast nii antekaks, et ma kirjutan kohe, nii nagu vaja. Aga nüüd läheme natukene ajas tagasi, et ega siis te ei ole ju siin kogu aeg kirjanik olnud, kuigi mulle meeldib mõelda niimoodi, et kui kirjanik, siis ikka kogu eluks, aga et ju see kirjanduse tegemine tuli teil suhteliselt hilja võrreldes mõne teise kirjanikuga. Et enne seda te olite ju siin Silueti toimetaja aastatel 74–90 ajakiri, mida mina oma lapsepõlvest väga mäletan, kuna see pakkus mulle väga suurt huvi ja eriti pakkusid mulle huvi need lõikelehed, mis seal olid ja siis oli emal või vanaemal oli selline väikene ratas, hammastega ratas, millega sai sealt üle ajada ja see meeldis mulle eriti, sellega sai igasugu asju teha muidugi. Aga see oli aken mingisugusesse teistsugusesse maailma. Inimlikumasse. Täiesti. Ja glamuursesse maailma. Mitte nii, nagu tänapäeval öeldakse glamuur, kuidagi ülepakutud moel, aga see oli ikka päriselt glamuurne. Oligi. Ja. Aga kuidas see oli võimalik, et nõukogude ajal oli niisugune glamuur, samal ajal poes polnud ju normaalseid kingigi saada, mis ära ei laguneks, aga... No see Siluett ei erutanud partei seltsimehi praktiliselt üldse. Et mida sa seal kirjutasid, üks kord oli suuri jama, kui keegi joonistas Malta risti nagu ehtena mannekeenile. Ma ütlen vahele, et need on mul ka Malta ristid siin lipsu peal. Täpselt selle sama. Ja niimoodi ja siis kutsuti peatoimetaja välja büroole ja teda noomiti ja ühesõnaga kaaluti kirjutada. Selle mingid erilised karistuse liigid, kas kaardile kandmisega. Ja, eriti range noomitus kaardile kandmisega. Ja minu meelest see vist jäi ära, kuigi alguses oli kavas. Ja, et mis teha. Et peatoimetaja, mina ei osanud selles üldse risti näha, et lõpuks on ju kõik, mis sa risti paned rist, eks ole, aga on teetähe võid ka kirjutada nii, et ta kujuneb ristiks. Ja võib juhtuda. Ja, et ühesõnaga, ja meid jäeti rahule, et see oli nagu väikene niisugune nišikene, kus sai suhteliselt vabalt tegutseda, et ei olnud niisugust. Tsensor oli muidugi. Ja. Aga mida ta tsenseeris seal? Kas ta vaatas, kui kõrgelt see kleit hakkab? Seda vaatas Moskvas üks daam, kui ma nüüd õieti mäletan, oli ta nimi Otilia Frantsevna. Otilia Frantsevna oli päriselt olemas, ma olen temast oma moemaas kirjutanud, ta oli Läti päritolu, mistõttu ta eestlasi eriti ei armastanud, nagu tihti naabritega juhtub. Ja tema käest me saime oma numbri kätte alati nii, et kleidilõhikutel, dekolteedel olid suured punased küsimärgid, aga me ei saanud aru, mida ta tahtis küsida sellega. Miks need olid seal? Aga need olid. Ja siis vahetevahel öeldi ka, et mannekeenidel on narkomaanide näod, kuigi narkomaanide nägusid oli tollel ajal vist üldse väga harva näha. Ta ei tule ette küll, aga mida see tähendas siis? Mismoodi eks nad tegid niisuguseid võrgutavaid pilke heitsid, see on ju loomulik. Ja et ka fotodel. Kõige suurem etteheide publiku poolt oli, et meil ei ole mitte pildistatud moodi palju, vaid joonistatud moodi. Kui me nüüd tänapäeval mõtleme, siis see oli ju tegelikult suur luksus ja kunstniku joonistatud mood, see on kunstiteos tegelikult ja kui kallis see on.
aga noh, seal me tegime kõik oma töökest niimoodi väikese rahakese. No jaa, aga ma ütlengi, et seda võib võrrelda täiesti läänemaailma tippväljaannetega. Absoluutselt. Ja mille taolist ei olegi kunagi olnudki läänemaailmas, sest ükski väljaanne ei suudaks või ei peaks õigeks välja maksta nii suuri rahasid, mis läheks kunstniku kunsti eest. Et see on teema, mis on läbi rääkimata, aga mis sest enam rääkida? Ei, no aga natuke me saame ju rääkida veel, et mind huvitab, et kas siis see siluett sellepärast ilmus, et ühes korralikus riigis pidi olema selline fassaad väljaanne, mida läänele näidata. Vaadake, meil on parem veel kui teil. Siluett hakkas ilmuma sellepärast, et üleliiduline käskiri nägi ette, et igas liiduvabariigi pealinnas ja suures linnas peab ilmuma moeajakiri, et lääne mõjusid natukenegi niimoodi pärssida. Ja siis hakkas ta ilmuma Lätis, Riigas moodes ja meil ja Lvovis näiteks, mis ei olnud küll pealinn, aga oli glamuurne linn. Aga siis Kiievis ei olnud või? Kiievis oli ka. Aga neil oli topelt? Ja, no see suur maa. Veab. Ja siis Peterburis ja Leningradis ja Moskvas ja Moskva oli siis muidugi see majakas, mille järgi me pidime kõik joonduma. Ja kord aastas või paar korda aastas pidi sõitma Moskvasse ja kuulama, mis on moest. Aga mida te seal täpselt tegite? Ega teie ju ei joonistanud neid? Mina olin keeletoimetaja ja toimetaja, kirjutasin tekste. Just. Ühesõnaga, need tekstid, mida me sealt loeme, on suuresti teie kirjutatud. Ja kui ma sinna läksin, siis minule esimesena kohe nähvas üks moekunstnik, kellest hiljem tuli minu suur sõbranna. No, mis sina ka tead ja kes sa oled ja sa pole moekunstnik ja nii. Ja mina ütlesin talle selle peale, et jah, aga mina võin leida tööd ükskõik kus, aga sina vaeseke pead kükitama siin, sest see on ainuke koht, kus sind vaja läheb. Ma imetlen teie julgust, nii öelda. Aga ma saavutasin selle, et meist said sõbrannad ja mitte keegi enam. Aga mis tol hetkel juhtus? Kas ta jäi mõtlema natuke selle jutu üle? Ta hakkas naerma. Tal oli huumorimeel, ta hakkas naerma. Siis läks hästi. Ja. Nii, ja nüüd ühel hetkel see kirjutamine kasvaski üle ilukirjanduseks, kuna esimesed suuremad teosed, millest me saame rääkida, mis olid siis romaanid, olid kirjutatud ajal, kui te olite veel siluetis. Oli nii või? Mulle tundub küll nii, kui ma vaatan praegu neid aastaarve. Et ilmselt see keskkond oli siis niivõrd stimuleeriv. Noh, ma ei tea. Ma arvan, et mul oli ikkagi vajadus kirjutada mitte sellepärast, et ma kirjutasin siluetti neid jutukesi, vaid ikka kohe tahtsin kirjutada. Ja kuidagi tekkis selline moment jah, et enam kauem ei võinud nii-öelda tagasi hoida seda ja hakkasingi pihta. Aga nüüd need esimesed suured teosed ilmusid ikkagi veel nõukogude ajal. Tähendab jah, see ülemineku aeg oli juba otsapidi. 87 tegelikult ilmus, aga raamatus on 88 see, kus on Kristjan Jaak Petersoni romaan koos selle Barbara von Tiesenhuseni. Just. Ja need olid ju, ma ei oska niivõrd öelda selle Barbara von Tiesenhuseni kohta, aga Kristjan Jaak Peterson oli küll ikkagi võib-olla natuke tundlik teema tolle aja kohta, kuigi tulid juba uued sellised uutmised, huuled otsapidi, aga ikkagi. Ja sellepärast ta hoitigi, nii et 87 oleks pidanud ilmuma ja vastupidi ja 88 ilmus natuke aega seisis. Et marineeriti, aga olud muutusid. Jah, aga väga marineeritud ka ja tegelikult ta sündis niimoodi, et ma kirjutasin selle Barbara ja ma ei teadnud, mis sellega teha. Andsin Valtonile lugeda, ütlesin, et keegi mu sõbranna kirjutas nad siin. Aga ta sai aru, et see on teie kirjutatud? Muidugi sai aru ja ütles, aga kust ta aru sai? Kus mina tean? Helistas mulle, oli üsna erutatud, see tore raamat, et mine vii kirjastusse ja kui vaja, ma siis soovitan. Aga ma viisin ja Maarja Ojamaa oli selle ajal ilukirjanduse juhataja seal ja ütles mulle, et tead, see jääb niuke eftike, et kirjuta veel midagi. Nagu natuke õhuke, eks ole? Natuke õhuke, no vihikukene ja siis ja kuu aeg oli mul aega ja selle kuu aega ma siis kirjutasin Kristjan Jaagu, et oleks natuke paksem. Et ühe jutiga? Jah. Aga teos ma armastasin venelast. Ei tulnud küll ühe jutiga, ma saan aru, et sellega on nüüd põnev loomelugu, et Saksamaal olite seal ja siis Jeesus Maria, ma ei mäleta, kes see kirjanik oli, kes ütles, kes oli teiega kaasas seal. Viivi Luik. Viivi Luik.
ja ütles, et vot niisugune suurepärane teos on tulemas. No ta ütles lihtsalt, et mu kirjutab niisugust raamatut, aga ma olin selle välja käinud Kalev Keskkülale sel ajal, kui ta palus, et kas sul on mingid ilukirjanduslikku katkendit. Ta avaldas ära selle tükk. Ja avaldas selle katkendi ära ja siis ma jätsin selle sinna paika. Aga kui Viivi niimoodi ütles, siis ma läksin selle asja juurde tagasi, kirjutasin ära. Ja on võimalik kirjutada ka nii? Kõik on võimalik. Kõik on võimalik? Jah. Äsja me just rääkisime sellest, et lihtne on kirjutada otsast lõpuni ühe jutiga. Aga siiski saab ka nii kirjutada? No siis, kui ma olin juba selle niimoodi võtnud ette, siis ma kirjutasin selle ka ühe jutiga. Ma sain Saksamaale stipendiumi kuu aega ja kirjutasin seal valmis. Ma tean, et mõned kirjanikud kirjutavad loome kodus, kus ei ole muid segavaid faktoreid. No see oligi ka. Ja. Et see oli midagi sarnast? See oli Vipersdorf Saksamaal sellise kirjaniku nagu Bettina von Arnimi mõis omaaegne ja sinna on tehtud kirjanduskeskus. Mis on see, mis stimuleerib kirjanikku kirjutama sellises kohas? Noh, see oli niisugune väga mõnus atmosfäär. Teised kirjanikud olid ka seal üle Euroopa. Nendega sai suhelda õhtuti, aga päeval oli siis võimalik kirjutada. Ja ümbrus oli, kui me siin omavahel rääkisime Elsassist, umbes samasugune põllud, metsad. Kui seal jalutada, siis tekkis hea mõnus tunne, inspiratsioon. Kui tekkis mingi tõrge, ma mäletan, me tegime väljasõidu koos kõik Spreevaldi ja ma ei osanud kuidagi selle romaaniga edasi minna. Seal kõndisime koos ja seal tuli mul järsku idee, mis edasi teha. Et kuidagi väga inspireeriv oli kogu see kuu aega seal Saksamaal. Nii et kirjutades võib tulla sisse katkestus sel hetkel, kui kirjanik ei tea, mis ta kangelane nüüd edasi teeb. No mina ei tea, ma arvan, et ma olen lugenud, et on kirjanikke, kes on ju terved skeemid ette teinud, eks ole, kõik sündmused, kohad. Kui on väga võimsa romaaniga, väga suuremahulise romaaniga tegemist, sul lähevad ju need tegelased segise peal. Balzac olevat nii teinud. Jah, no muidugi see teeb pabernukke. Ja rebis puruks, kui see tegelane tapeti või surma sai. Väga õige, sest muidu sa, et siin minusugune võib teha niisuguse vea, et kirjeldab ühte daami, eks ole, kes on pükskostüümis ja 2 lehekülge edasi kuskile ta pole vahepeal läinud, on tal juba kleit seljas. No siis sellele juhib tavaliselt tõlk tähelepanu, tõlkija, sest tõlkija on kõige hoolsam lugeja. Väga hea, kui on hoolsad lugejad, enne kui jõuab teos üleüldisele lugemislauale. See ei tee ka veel midagi, kõike võib juhtuda. Nii, aga mis on veel see, mis inspiratsiooni annab? No, ma olen lugenud Jaan Krossi suurepäraseid teoseid, kus ta ju, ma saan aru, ta on teemat kõvasti uurinud enne, et ta on läinud sügavuti ajaloos, ta on selle teema kohta lugenud, ta suudab ennast kujutada ette oma tegelase nahas. Jah, eks nii peabki tegema. Kui ma seda Kristjan Jaaku kirjutasin, tol ajal ei olnud ju veel internetist võimalik midagi kiiresti kätte leida, siis istusin küll raamatukogus, Baltika osakonnas Teaduste Akadeemia raamatukogus ja läksin ka Tartusse kirjandusmuuseumi, kus hoitakse raudkapis alles Kristjan Jaagu päevikut. Ja see on tõesti olemas ja see on nii nukker, sest see on väikese noore lapse tegelikult päevik, mis lõpeb 3. või, no ma ei tea, kuskil 10-20 lehekülje peal ära, ta ju suri ära, kuigi ta on avanud selle omal ajal nii, et ta kavatseb selle täis kirjutada ja järgmise võtta. Kui paks ta on? Umbes. Et seal on 10 ja 10 tühja lehekülgi? No kõik tagumine osa on tühi. Ja. Aga seda käes hoida? Eriti kui sa kirjutad sellest inimesest, sa elad tema elu tõesti, see on nii. Kuna ta suri tiisikusse, siis mul oli ka kohe, ma köhisin ja rögisesin ja tundsin, et mul on rinnus valu ja kohe tuleb surm. Ma ei tea, kui hästi see romaan mul õnnestus, aga see kirjutamine oli üks suur elamus ise endalega. No paralleelselt te ju tegite ka kirjanduskriitikat. Ja ma lugesin ühte huvitavat episoodi. Nüüd on jälle küsimus, et kas see oli päris või ilmsi, aga siin on võimalus vastata erineval viisil, aga et seal oli juttu sellest, et tuli
Kadriorus vastu see kirjanik, keda siis te kritiseerisite ja teda nähes kuhugi polnud minna, te pugesite põõsasse ja vargasite ennast põõsas, kuni seal oli mingi perekond ka vist ja kuni nad mööda läksid. Jah, see juhtus tõesti. Ma võin ka öelda, kes see oli. See oli Teet Kallas, et tema tuli oma alla ja väikese tütrekesega. Aga mina olin just kirjutanud Sirbist, no mitte väga, aga siiski üsna kriitilise loo. Ja ma tõesti ei tahtnud juba väikese tütre ja alla pärast neile vastu minna. Mis teose kohta see käis? Kui ma mäletaks, kas oli see Elisepp Kõliseb või... Ei, see oli väga hea teos, seda ma vist nii ei oleks. Mõt ei mäleta, aga ja no ma alustasin üldse kriitikaga alustasin ja mulle tundus, et ma pean väga jõuliselt ja vihaselt sisse murdma, et üldse ennast nähtavaks teha. Ja tegin palju ülekohut inimestele ja kui ma hakkasin ise kirjutama, siis ma jäin ootama, millal mulle kõik kätte maksavad ja mitte keegi ei maksnud mulle kätte. Kas see oli siis pettumus? Ei olnud. Ma olin ikka väga õnnelik. No Kallasel on ju hulk tõesti häid raamatuid. Ma küll ei ole kõike lugenud, aga mulle tuleb kohe ette ka üks tema novell, mis mind väga köitis Loomingu raamatukogust, Arvi Kamin. Jaa, pidin just ütlema Arvi Kamin, muidugi. Teet on väga hea kirjanik, mis me räägime. Aga kuna mul oli, nagu ma ütlen, vaja läbi murda, siis ma murdsin ka. Aga see oli siis suvine aeg või et nad ei näinud teid põõsas või ta oli niisugune džentelmen, et ta nagu vaatas muus suunas selle? Ei, see oli suvine aeg. See oli põõsast tihe? Jaa, oli ilus. No mitte kuhugi mujale ei olnud minna. Et tõesti, ma läksin ja kõigitasin põõsa taga, madalad põõsad. Mulle meeldib see lugu sellepärast, et igal teol on tagajärg ja kui inimene midagi teeb, siis varem või hiljem ta peab seisma silmitsi nende tagajärgedega. Jah, nii on. Aga ju siis ikkagi need, kes lugesid teie teoseid, leidsid, et ei ole sealt kas nii palju kritiseerimist või vastupidi, nad alastasid. Vaat ei oska öelda või nad ei lugenud üldse. Alati on ka see võimalus. Aga seda ma hästi ei usu. Ei tea. Sellepärast, et ikkagi lugejaid on olnud ja ma arvan, et lugejaid tuleb veel ka edaspidi. Aga üks teema veel, millel ma tahan peatuda, on see Soome sild. Et äsja tulite ju ka Soomest kirjandusmessilt ja Soomest olete käinud ju aastakümneid. No 10 mitte, aga jah. Ega pikalt. Aga jah, ikka kui hakkas juba saama käia, siis jah. Jah. Ja ma saan aru, et see seos Soomega on kuidagi lihtsalt välja kujunenud. No nii palju, kui ma lugesin, ei ole ühte niisugust konkreetset ajendit. Läheb tegelikult tagasi lapsepõlve. Just. Meil oli, kodus oli meil soomekeelseid ajakirjandust. Väga huvitavate piltidega Soome jugendstiilist, mis on ju väga niisugune romantiline ja mõjuv. Ja ma neid vaatasin, ka kuulati palju muusikat Sibeliust, niisugused koorilaule, mis olid huvitavad. Maakaart oli, Soome oli nii lähedal, Tartu oli palju kaugemal Tallinnale, kus me elasime. Ja lõpuks, kui ma olin juba tükk aega hädaldanud selle ümber, et mulle Soome väga meeldib ja ma tahaks sinna minna, selgus, ütles mu vanaema äkitselt ootamatult, kes oli meil just külas. Me käisime Augustiga ikka aeg-ajalt Soomes ja see August oli minu vanaisa ja see kõik toimus Eesti ajaloo. Enne sõda muidugi, jah. Ja vanaisa oli koolijuhataja ja nad õpilastega tõesti käisid Soomes. Ja kui ma palusin vanaema, et räägi midagi Soomest, ta rääkis nii palju kui Helsingist. Aga mis mulle väga lapsena meelde jäi, nad tavaliselt sõitsid, olid päeva Helsingis ja siis sõitsid kuhugi maakooli, kus neil oli sidemeid ja kus nad ööbisid lastega. Ja nad jätsid kõik oma pakid ja need lapsed, koolilapsed ka Helsingi raudteejaama pingi peale. Läksid siis linna peale ja õhtul nad võtsid need pakid sealt pingi pealt ja sõitsid edasi. Ja kõik oli alles? Kõik oli alles. See oli minu jaoks niisugune ime ja see ongi ime ja see praeguses Soomes ka ei töötaks. No vist mitte, ma kardan. Ja. Aga tollel ajal see nii oli? Jah. Nii. No siis oli muidugi see Nõukogude aeg ja kõik muu, aga ühel hetkel ju see Soome sild taastus, et laev hakkas käima veel enne, kui okupatsioon lõppes. Igal juhul meil oli juba siin ka Tallinnas soomlasi. 65 hakkas laev käima. See oli Vanemuine, kui ma õieti meelde. Ilmselt küll. Või mingi Tallinn käis ka kuskil ajal, mingi ajal. Ja. Nii. Ja siis
tuli siit kuidagi see kirjanduslik sild ühel hetkel? No see kirjanduslik sild oli tegelikult, selle ehitajaid oli mõlemal pool palju ja mina ei olnud üks nendest, ma olin siis nagu veel selle moealal tööl ja nii. Aga ühel ilusal päeval ma läksin Akadeemia raamatukokku ja seal istus proua Anja Salokannel, kes oli tulnud Eestisse, et tuua Akadeemia raamatukogule soomekeelset kirjandust ja oli isegi võimalus tellida soomekeelset kirjandust, mingisugune täiesti imejuhus. Nad olid seal Sirje Kiiniga koos, Sirje tutvustas meid ja ma otse kohe tellisin need Aino Kalda päevikud, mis sel ajal polnud vist eesti keeles. Millest oli ka kasu kirjutamisel. Muidugi ma ju seda teemat kasutasin ka ja nii see hakkas kuidagi. Ja nii see läks. Nii, aga mul ei ole nüüd siin kirjas, kuna see oli esimene aasta Soomes käia. Aga Soomes ma käisin esimene kord juba 71. Juba nii vara? Ja ma töötasin ülikooli raamatukogus Tartus ja meil oli raamatukogus 3 soomekeelset raamatut tol ajal. Vähemalt avalikus kasutamises. Aga siis tuli meile Soome poolt ettepanek Helsingi ülikooli raamatukogust, et neil on palju dublette üle, et kas keegi tuleks ja valiks neid välja. Ja siis nad võiksid kinkida neid ülikooli raamatukogule. Otsiti inimest, kes võiks need välja valida, aga kuidagi ei leitud niisugust soome keele oskajat, aga ma olin õppinud seda ülikoolis ja valik langes... Eesti filoloogina. Ja valik langes minu peale. Aga ma väga kartsin minna, ma ütlesin, ma ei oska ja hakkama ja ikka ei tahtnud minna. Ma oleks muidugi Soome tahtnud minna, aga mitte niisuguses imelikus... Aga mis seal imelikku oli? Kas ma oskan valida ja see väga... lihtsalt, kuni siis rektor helistas mulle, ütles, et te peate minema. Ja siis ma läksin. Ja see oli muidugi, raamatukogu oli muidugi väga suurepärane, te olete käinud kindlasti Helsingi ülikooli selles vanas raamatukogus, nüüd ta on nagu muuseum. Aga siis ta oli ikka raamatukogu. Ja mind võttis vastu raamatukogu direktor koos asedirektoriga. Ma olin ju plikake selle ajal, eks ole. Ja see kõik oli väga niisugune võimas. See oli ju enne veel, kui te Siluvetis töötasite. Ja ma töötasingi raamatukogus. Just. Ja elasin Tartus siis. Ja ma valisin neid dublette seal hoolega ja kui mulle sai selgeks, et kogu see kupatus saabub meile läbi Viiburi ja Viiburis on toll, siis ma panin siin ka niisugust asju ka, mis ma lootsin, et Viiburi toll ei taju, millega on tegemist. Ja ta ei saanud aru. Mis need olid? See olid igasugused põhilised väliseesti väljaanded. Need olid nagu kõige karmimad selle. Ja tundus ju ikkagi soome keel kõik. Kui sul on seal 1000 raamatut soomekeelset vaevatud, et hakkasid ükshaaval läbi. Nad ei hakanud seda ilmselt uurima, aga need jõudsid Eestisse, aga nad läksid muidugi erifondi meil. Meil ei olnud nagu lootustki neid üldfondi saada ja ma isegi enam neid ei saanud lugeda. Aga see oli päris huvitav. Ma pidin seda väga kiiresti tegema, see lühike aeg, mis seal oli. Ma saan aru, aga kas pärast ei tulnud pahandust nendest raamatutest, mis erifondi läksid? Keegi öelnud, et oot, mis te nüüd siin õige... Ma ei ole selle peale mõelnudki, aga mitte midagi juhtunud. Huvitav. Aga see on jällegi näide sellest, et Tartu on üks põnev koht. Võib-olla, jah. Ma arvan küll. Ja me siin rääkisime enne saadet natukene provintsidest ja võib-olla provintsi tähendusest ja Eesti kontekstis ju põhimõtteliselt Tallinnaga võrreldes Tartu on provints, aga ta ei ole seda mitte, vaid et ta on ikkagi üks suur koht vaimu mõttes. Muidugi on. Mis on see, mis annab Tartule selle suuruse? Räägitakse Tartu vaimust ja teda kujutatakse igasuguse erinevate tüüpidena, kord on ta Villem Ernits, kord Vahing küll, igasuguseid muid tüüpe on. Vahingut te ju teate väga hästi, kuna tegemist oli olen kuulnud, jah. Mul oli ka rõõm temaga veel kohtuda omal ajal. Me käisime Herma gümnaasiumis, me olime ühes žüriis koos. Ja siis oli niimoodi, et seina peal oli üks punane nupp ja ma ütlesin, et mul on alati suur kiusatus vajutada, kui ma näen niisugust punast nuppu ja siis ta pidas mulle pika loengu sättumustest. Ma mõtlesin, et ta ütles vajuta. Ega see kaugele jäänud. Jah.
no niisugused inimesed on seal, eks ole. Nad kuidagi tartustuvad vaimses mõttes, et võib-olla natukene kitsaks. No aga need suurkujud käisid ju teie juures ka 70-ndatel, vähemalt osa neist. Jah, muidugi, jah. Ja see oli kindlasti ka väga arendav. Ma olen ise mõelnud, et mis võiks olla paremat inimese elus, kui olla osa filosoofide klubist. Ja see oli midagi lähedast, ma arvan. Jah, oli küll. Ja inimesed, no meil olid ka niisugused seminarid, väljasõidud ja selleks seminariks ikka pingutati ja tehti ettekandeid. Isegi nii? Ja. Skeeme kõiki, et see ei olnud niisama, et lihtsalt minnakse ja lobisetakse, vaid nähti vaeva. No nagu näiteks, mis ettekanne? No näiteks tänu Vainole muidugi oli siis Jung ja Freud ja kõik niisugused teemad nendega seoses, nende filosoofia, nende nägemus tutvustati väga erinevaid filosoofe. Madis Kõiv oli üks, kes seal sellega tegeles. Nii et, ja muidugi ka kirjandust sellist, mida ei olnud, mida sa kätte ei saanud, aga keegi sai, eks ole. Said mõne raamatu kuskilt läbi mitmete võrkude, keegi tõi põues. Ja siis lugesid seda, rääkisid teistele või andsid selle laiali. No see meenutab mulle olukorda, kus keegi sai kusagilt heliplaadi, kuna ma olin niivõrd palju noorem tollel ajal, et siis seda kuulati koos. Jah, muidugi me ka kuulasime. Näiteks keegi tõi selle Jesus Christ Superstar, selle ooperi. 73 tuli see välja. Ja see oli ju väga ilus ja väga tundeline ja ka väga filosoofiline. Ja seda me kuulasime. Siis keegi oli kuskilt saanud selle armastus, on see seda käias Mati Unt kui niisugust kitsi, et piinata inimesi kitsiga hommikust õhtuni pani jälle selle peale ja jälle hakkas see laul. Tundub, et ta tegi siis sotsiaalseid katseid. Jah, oli suur õpetaja ees ja tegi järgi. Millest veel räägiti? No ma olen kirjutanud ühe näidendi sellel teemal, ma ei tea, kas seda ei ole lavale keegi raatsinud panna millegi pärast, sest seal on kõik tegelased oma nimede all ja võib-olla ei ole see hea. Aga sealt võib lugeda. Aha. No siis me anname selle soovituse praegu, kes juhtub meid nägema või kuulama, et võiks selle etendusega tulla rahva ette. Ei tea, jah. Või tuleks veel oodata natuke? Ei, minu pärast ei pea küll ootama. Võib tulla rahva ette. Võib tulla rahva ette. Seal kedagi ei solvata, aga kellelegi ülekohut ei tehta. Väga hea. Aga nüüd jõuame vaikselt oma saate lõppu juurde, aga siin on mul üks väga oluline küsimus, et kirjanduse ülesanne tänapäevases maailmas, et me rääkisime, kas kirjandus või kirjanik võib valetada, kas ta peab rääkima tõtt. Mis on kirjanduse roll meie jaoks tänapäevases ühiskonnas? Kui me seome selle ühiskondlikuga, siis on muidugi vaja rääkida tõtt ja karmi tõtt ja näha kaugemale kui tänane päev, kui see on võimalik. Kui keegi suudab seda teha ja mitmed kirjanikud suudavad. Aga võib ka avada nii-öelda vanu haavu, et nad jääksid kummitama, et me oskaksime nendest hoiduda, nende saamisest hoiduda. Et midagigi õpiks maailm, kas või kirjanduse läbi, kui ta muidu ei õpi. Ja just ma mõtlen niisuguseid raamatuid, mis võib-olla, ma ei tea, ma olen ise nagu otsinud kirjanduses niisugust võimalust, et ma ei taha enam nii kirjutada, nagu kogu aeg on kirjutatud, et kõikides kunstivooludes on nagu lihtsam tuua sisse mingi täiesti eriline, ütleme, kui tuli abstraktsionism kujutavas kunstis. Kirjanduses nagu ei ole, eks ole, sa pead ikkagi selle sõnaga kuhugi jõudma ja kellegine jõudma, aga kui seda valu ja tuleviku hirme ja ka lootusi saaks kuidagi mingis erilises võtmes käsitleda, mingis niisuguses, mis väga raputab ja mõjub. Mitte nii, et Eduard ütles ja kuningunde vastas, vaid kuidagi teisiti. Mina ei oska, aga ma arvan, et kui see kunagi saab võimalikuks, et võib-olla see kuidagi tekitab mingisuguse täiesti teise tasandi. Kirjanduse ja kirjanduse roll muutub jälle oluliseks. Et see on vormi katsetus.
jah, see on vormikatsetus, mis peaks sisu niivõrd mõjutama või kuidagi nii eriliseks tegema. Ma ei tea, võib-olla see on niisugune uitmõttekene ja seda ei ole mõtet üldse arendada, aga ma olen sellele mõelnud lihtsalt. No vorm on kindlasti väga oluline kirjanduses ja sellega on katsetatud läbi aja ja katsetatakse veel ka tulevikus, aga me ütlesime siin, leidsime, et mõned kirjanikud on need, kes suudavad tulevikku näha. Jah, on. Kes need võiks meil olla, keda võiks lugeda, kes suudavad meil tulevikku näha? Ma ei oska seda praegu niimoodi jooksu pealt öelda. Ma ei ole ka kõige noorema kirjandusega niivõrd kursis, et ma võiksin öelda julgelt ja nimetada 10 nime, aga kuna õpitakse ju ka ajaloost, siis ma arvan, et väga hästi kirjutatud ajaloo teemaline kirjandus on see, mis aitab ka tulevikule mõelda. Ja kindlasti. Ja. Kui me mõtleme, kuidas said sündida autoritaarsed režiimid, me ju sageli mõtleme, et midagi niisugust pole tänapäeval enam võimalik, aga see kahjuks on võimalik. Ja, mis me näeme. Ja, et kuidas need said sündida, mis oli see põhjus ja siin me tulemegi selle inimliku nõrkuse juurde. Jah, aga nõrkus on paratamatu. Sinna ei ole midagi teha. Ma ei tea, kui palju jõudu võib anda kirjandus, aga ma arvan, et võib ja teatud hetkedel on teatud teemasid ikka väga vaja. Ja neid ei pea häbenema, need tuleb kirjutada. Ja teil on ka midagi ju kavas praegu veel. No. Üks teos on pooleli. Midagi on pooleli, jah, aga see on nii lootusetult pooleli, et ma kohe enam ei usugi. No aga võib-olla tuleb stimuleerida, nagu Viivi Luik stimuleeris ja tuligi teos ja kõik oli ju väga hea. Jah, kui leidub, Viivi võiks selle korrata seda või keegi teine, aga no lihtsalt ei ole ka ainult selles asi. Asi on ka selles, et sa jääd vanemaks, ei jõua nii palju, sa ei jõua nii palju teha. Ennem koristasid 2 tunniga oma korteri ära, nüüd läheb selleks 2 päeva. Ja nii on iga asjaga. No mõndal inimesel pole üldse koristatud see korter. Nii et asi no võt, see on järgmine etapp juba. Ei, ma ka räägin nooremas eas. No jah, see on kuidas keegi, aga ja sama on mõtetega, eks ole. Koristasid neid mõtteid või korrastasid või reastasid mõne minutiga. Nüüd läheb mõni päev. Aga ma soovin jõudu. No tänan. Ja tänan väga selle toreda vestluse eest, Maimu Berg. See oli huvitav ja ma loodan, et ka tuleb nüüd siis see näidend varsti, millest me rääkisime. Ei tea, ei ole üldse erutatud sellest. Tuleb, ei tule. Nii. Aga niisugune meie äsjane Raudsaare dialoogide saade oli ja öeldakse niimoodi, et elu on nagu näidend või on see vastupidi. Igatahes me oleme kõik selles osalised. Peame väga hoolikalt läbi mõtlema, millist rolli me siin mängime, kuna ega meil neid rolle pole antud palju. Aga olge terved ja kõik head teile.